milline oivaline sissejuhatus, eriti tore, et on usk ja lootus, et ma lahendan kõik probleemid, sealhulgas selle probleemi väga aruka käitumise leidmisel igas eluolukorras, seal, kus on läheduses šokolaadikook või kus on mõni muu selline valik, mis on väga ahvatlev, aga võib-olla pikas perspektiivis mitte kõige kasulikum. Aga alustuseks natukene tõendusmaterjali kohta, selle kohta, et on olemas mingisugune probleem, millest võiks rääkida ja mõelda. See inglisekeelne jutt siin tegelikult pärineb ühest Ühendkuningriigi uuringust, kus vaadati, mis juhtus, kui inimestele anti hästi suur valikuvabadus pensioniraha kasutamisel. Ja siis niimoodi armsasti võrreldi, missugune on poliitikakujundaja nägemus, kui tublid, targad, tasakaalukad ja tulevikumõtlejad on inimesed ja kuidas tegelikult inimestega oli. Ehk siis, et inimesed siiski süstemaatiliselt on kallutatud mõtlema olevikus, mõtlema oma heaolust tänases. Me ei taha mõelda, kui kaua me elame, et kui vanaks me elame, millal me sureme ja me tegelikult kipume alahindama seda, kui kaua me siin planeedil saame ringi jalutada. Mina tegin alles hiljuti ühe väikese lihtsa matemaatilise tehte ja jõudsin järeldusele, et kui ma elan sama kaua, kui elas minu vanaisa, siis mul on täpselt sama palju aastaid ees kui möödas. Ja see oli kohutav. Mulle tundus, et enam-vähem juba, aga tundus, et peab mingisuguseid vastuseid hakkama leidma ja otsuseid tegema. Aga mis on see probleemi olemus? Miks meil siis nii arukalt kõik need otsused ei sünni, kui meie teadmised ja oskused ja meie ümber kujundatud infokeskkond seda võimaldaks? See on sellepärast, et meie sees on kaks tegelast ja nendel tegelastel on mitu nime, heal lapsel mitu nime. On võimalik neid liigitada tegutsejaks ja planeerijaks, ehk siis see tegelane, kes on selle šokolaadikoogi vahetus läheduses, see, kes seda parasjagu haarab. Ja siis see planeerija, kes tegelikult teab, et ma peaksin sööma avokaadot ja lõhet ja unustama ära igasugused süsivesikud ja šokolaadid. Teine viis seda liigitada on kuum ja külm mina, ehk siis see kuum emotsionaalne tegutseja, jällegi, kes haarab impulsiivselt selle toreda, meeldiva kohe tänases ja praegu mõnusa tunde andva lahenduse järele. Ja siis on selline külm või ratsionaalne kaalutlev mina, see, kes on selline majandusteadlase unistus, kes mõtleb, arvutab, teab täpselt, mis on tema eelistused, vajadused, teab, mis on võimalused, kalkuleerib, kaalub, võrdleb ja lõpuks jõuab sellise optimaalse lahenduseni, mis maksimeerib ja optimeerib heaolu tema kõigis eluetappides. Ja mis tegelikult öeldakse, on, et mitte kummagagi neist ei ole mõtet rääkida, sellepärast, et kuum mina juba tegutseb. Tema enam ei ole aldis kuulama neid õpetussõnu. Aga külm mina jällegi teab niigi, mis talle rääkida sellest, et tuleb tervislikult toituda, rohkem liikuda ja pensioniks raha koguda. Ehk siis tuleks tabada kuidagi inimest selles leiges hetkes, selles hetkes, kus ta on nagu enam-vähem aldis mingisugust otsust tegema, aga ta ei ole veel jõudnud sellesse seisu, kus ta juba on otsustanud, et mõnus, teen nii. Aga seda leiget hetke tabada on paganama raske. Kunagi ma olin seotud ühe algatusega Hollandis, mis püüdis leida viise, kuidas tabada inimestele leigel hetkel ja kasutada selleks mobiili positsioneerimist. Ehk et kui on näha, et ma lähenen ostukeskusele, kus on mingisugune kampaania, mis tõenäoliselt selle kuuma mina natukene elevusse ajab, siis on täpselt paras hetk saata mulle meelde tuletus, et sa teadupärast kogud raha selleks, et sõita järgmise aasta novembriks Ladina-Ameerikasse, et võib-olla lihtsalt hoia meeles, kui sa sinna osturallile lähed. Ja siis kolmas viis liigitada on see oleviku ja tuleviku mina, millest Thomas juba natukene rääkis, kui ta näitas oma hallipäist pilti. Ehk siis meil on hästi raske ennast samastada selle tuleviku minaga. Mul on väga raske ette kujutada, et mina olen 75 aastat vana, kuidas ma elan, mis on mulle oluline, milline on minu elustiil, seda ma juba aiman, et see on teistsugune kui praegu, aga mis ta täpselt on, ei tea ja ausalt öeldes ei taha ka mõelda. Tegelikult on selle peale päris vastik mõelda. Aga et seda vastikust nagu natukene lihtsamaks teha, siis on loodud erinevaid lahendusi. Ja Ameerikas on tehtud selline tore rakendus, kus sa saad iseenda tuleviku minaga vestelda. Ehk siis
Tehisaru kasutades on võimalik selle tuleviku minaga tutvuda ja temaga astuda vestlusesse. Ma tegin seda eile. See oli kohutav. See oli täiesti kohutav. Esiteks mingi vastik vana inimene vaatas ekraani pealt vastu. Ma oleksin tahtnud esimese reaktsioonina kohe selle kinni panna. Aga siis ma ikkagi võtsin ennast kokku ja tegin selle harjutuse läbi, et täna mitte ennast siin sellise tühikärgajana tunda ja mis ma nägin, oli iseenesest päris huvitav, et tegelikult ta rääkis täitsa arukat juttu, juhtis tähelepanu asjadele, millega võiks täna tegeleda ja tegelikult ta andis küll sellise huvitava perspektiivi. Ma pean küll tunnistama, et ta andis ka perspektiivi, et peaks hästi palju raha hakkama tulevaste iluoperatsioonide jaoks kõrvale panema, sest see pildi vanemaks tegemise harjutus oli märksa hirmsam kui Toomase Hallipäine foto. Aga selle tuleviku mina osas ma olen natukene uurinud ka varasemalt. Kunagi Arenguseire Keskusele õnnestus üks analüüs teha, kus sai natukene lahatud, et mis probleem selle tuleviku mina rahalise heaolu eest hoolitsemisega on. Aga enne kui ma edasi lähen, siis mis asi see rahaline heaolu on, ma ei mõtle siin jõukust või ma ei mõtle seda, et kui palju väärtpabereid või kinnisvara mul on, vaid ma mõtlen seda, et kuidas mulle tundub, kas ma suudan oma praegust meelepärast elustiili hoida ja kas ma suudan jõuda tulevikus sellise elustiilini, et see tuleviku mina ei oleks selline vastik tegelane. Ja siin on nagu mõned põhjused ja üks ka tore tsitaat, aga ma jätan need pikemad käsitlemata, välja arvatud see, et mulle meeldis selle Rootsi pensioni vabaduse analüüsi osas see, et nagu inimesi kujutati sellise avakosmoses liikuva autopiloodil objektina, kes midagi ei tee enne, kui neid selleks kuidagi nügitakse. Siis, kui see analüüs sai tehtud, siis ma jõudsin järeldusele, et me vajame rahaasjus natukene paremat pikksilma selleks, et seda tulevikku näha natukene objektiivsemalt, kui me seda praegu teeme. Praegu me ei taha sinna vaadata ja me tegelikult ka tajume tulusid ja riske ajas erinevalt. Ja ma pakkusin mõned lahendused, millest mõned on juba mõningal määral töös, 7 aastat ja nagu nipsti. Näiteks, et oleks võimalik oma tulumaksu tagastus kuidagi võimalikult lihtsalt ja kiirelt oma pensioni jaoks kõrvale koguma, kasvama saata. Et oleks võimalik selles hetkes, mis minu meelest on leige hetk, see hetk, kui ma seal oma tuludeklaratsioonil asju üle vaatan, siis mulle tundub, et ma olen enam-vähem häälestatud mõtlema oma rahaasjadele. Et umbes selle koha peal võiks mulle selle pensioni info koguda niimoodi või kuvada nii, et ma peaks midagi tegema, et seda mitte näha. Ja seda mitte kuvada nagu tohutu hunniku arvude, skeemide, graafikute ja asjadena, millest normaalne inimene aru ei saa ja pigem tunneb seda kiusatust ruttu see ära klõpsata kuskilt eest, vaid püüda visualiseerida, et mida ma selle raha eest saan, missugune see elustiil mul siis selles eluetapis olla saaks. Ja hea on ka näidata, mida teised inimesed teevad, et kas ma olen sama hästi valmistunud kui näiteks minu naabrimeest. Ma näen, tean, millise autoga ta sõidab, aga ma ei tea, mida ta teeb oma investeerimiskontodel või kas ta pensioniks kogub. Ehk siis see võrdlus teiste inimestega on tegelikult sellistes pikaajalises investeeringutes hästi keeruline. Ja ma olen selle pikksilmaga edasi ka mänginud. Ma olen vaadanud, et mida see pikksilm rahalise heaolu kontekstis teeb ja olen leidnud, et tegelikult psühholoogilised tegurid võib-olla seletavad rohkem kui sotsiaalmajanduslik taust, kus ma töötan, palju ma teenin ja isegi säästude arv, et see, kui tugev on minu enesevalitsus või kuivõrd tuleviku orienteeritud ma olen, mõjutab võib-olla isegi rohkem. Aga mis siis teha? Aidata inimestel neid keerulisi otsuseid teha väikeste lihtsate selliste otsustamise abimeeste toel. Näiteks Kristjan Pulgaga me oleme teinud ja David Comerfordiga Stirlingi ülikoolist sellise eksperimendi, kus me proovisime, et kui anda inimesele kontrollnimekiri, mis on lühike ülevaade teemadest, mille peale võiks mõelda, siis tegelikult inimesed tundsid ennast natukene tugevamalt selles otsuses ja nad olid ka kindlamad selles, et see otsus, mis nad tegid, oli mõistlik. Siis samamoodi aitab see, kui visualiseerida, anda selline kompass kätte, mis ütleb, et kus suunas minnes jõuab kuhu ja siis inimene saab natukene teadlikumalt selle valiku teha. Ja mis me seal nägime samamoodi, et tegelikult see, kui kasutada sellist lihtsustatud, visualiseeritud, interaktiivset juhist või otsustamise abimeest, siis inimesed
altimad seda valikut tegema ja nad on ka kindlamad selles, et see valik oli mõistlik, et nad ei tunne sellist kõhklust ja kahklust, et äkitselt läks ikkagi võlssi. Siis Soomes natukene ma näitan seda ühte triipuselt, ma näitan ülejäänud. Ehk siis ta on teinud oma kaasautoritega eksperimendi, kus nad vaatasid, et kui kuvada siis nende arvude asemel seda, et millist elustiili selle kogunenud raha eest on võimalik saada. Et tegelikult on raske aru saada, siin enne näidati pensionikalkulaatorid ja arve, mis mu nendes sammastes on, aga mul on tegelikult ikkagi raske mõista, mida see tähendab minu jaoks, et millist elu ma nende summadega saan elada. Aga kui mulle näidata, et selle eest ma saan reisida võib-olla korra aastas Soome versus võib-olla korra aastas Itaaliasse, võib-olla see motiveerib mind natukene teisiti. Ehk siis näidata, et milline on see võimalik elustiil selle summa eest. Mis veel aitab, on mängulisus. Ehk et kui teha see kuidagi natukene lõbusamaks. Andero Uusbergiga tegime küll mitte pensioni kontekstis, aga investeerimise, mikroinvesteeringute ja kasvukonto kontekstis ühe eksperimendi, kus me andsime inimestele sellise hästi lihtsa mängustatud võimaluse oma investeeringuid 2 või 4 kordistada. Ja mis me jällegi nägime oli, et inimesed tegid seda hea meelega, investeeritud summad kasvasid ja ühtlasi nad ka olid tegelikult rahul sellega, et neile anti selline lihtne tööriist, mis tegi nende sellise iseenda taltsutamise kergemaks, et me ju teame, et nagu me ei tegutse alati nii optimaalselt, kui võiks, aga siis kui keegi andnud sellise lihtsa tööriista, millega selle tubliduse suunas ennast nügida, siis inimesed on tegelikult tänulikud. Eeldusel, et neil on endiselt võimalik ka teisiti käituda. Siis üks väga äge asi, mida Heidi Reinson, Toomas Post ja teised on teinud ja mis minu meelest on ka selles mõttes maailmas ainulaadne, et tegemist on tõesti välieksperimendiga, mis tehti nagu päris populatsiooni hulgas, mitte nii-öelda laboritingimustes. Nad näitasid seda, et ajakohased meeldetuletused märkimisväärselt saavad pensioniks kogumist suurendada. Mis veel aitab, on kui seada endale eesmärk. Ma olen teinud selle eksperimenti erinevatel rahatarkuse koolitustel, aga ma usun, et pensioni kontekstis peab see täpselt samamoodi. Ehk siis, et kui ma olen endale valinud sellise mõõdetava selge konkreetse eesmärgi ja sellega kõva selge häälega näiteks siin välja öelnud, siis mul on raskem sellest kõrvale nihverdada, sellepärast et tuul puhus raske päev või niikuinii on kuri saatus. Ja sellest räägib järgmine kõneleja tegelikult ka edasi, kuidas neid visioone ja eesmärke seada. Aga kuna mul on täpselt 2 minutit, siis ma tahan rääkida sellest veel, mis on minu meelest hästi oluline selle rahalise heaolu juures on see, et ei tasuks unustada ka nagu seda oleviku mina ära. Mul oli õnn teha üks suuremat sorti uuring väga paljude etappidega väga mitmetes Euroopa riikides, kus me läksime inimeste juurde ja küsisime, mis asi nende jaoks on rahaline heaolu. Ja mis nad välja tõid? Hästi lihtsalt, 7 erinevas keeles, aga inglise keelde tõlgituna it's all about peace of mind. See on meelerahu. See on see, et ma ei pea muretsema, et kas see tuleviku mina elab silla all või elab täitsa normaalse katusega majas. Ja mis me seal veel vaatasime, oli see, et inimesed tegelikult sellel rahalisel heaolul näevad nagu 3 osa. Üks on kindlus, see kindlustunnet, et ta ei ole seal silla all. Teine on vabadus, et mul on endiselt valikuvabadus, ma saan valida, kas ma lähen reisin Soome, Lätti või Bulgaariasse, aga et ma ei ole nagu rahaasjadest surutud mingisugustesse elustiilidesse ja valikutesse. Ja 3. osa, mis võib-olla tundub rahaasjadest rääkides kuidagi nagu sellise patustamisena, on, et naudingud, elu nautimine ka tänases on oluline. Ehk et kuidas siis elustiil oleks nauditav nii täna kui tulevikus, see on see kõige keerulisem ülesanne selle pensioniks kogumise juures. Ja mis oli hästi tore, kui ma vestlesin eile selle tuleviku Leonorega, kes nägi õudselt hirmus välja, siis ta lõpetas tegelikult meie vestluse lausega, et jah, et sinu vanuses on mõistlik koguda, investeerida
kindlasti tegelema teadustööga edasi, ära heida meelt, et sa ühtegi granti ei saa, küll sa ükskord saad. See oli ka hästi nunnu, sest ma enda meelest ei olnud talle grantide ebaõnnestumisest rääkinud, aga siis ta lõpetas selle mõttega, et aga ära sa unusta ka elu nautida. Vaata, et sa ikkagi tänases elad ka mõnusalt ja sellest rõõmu tunned ja kuna see on põhimõtteliselt meie raamatu põhisõnum, siis ma leebusin ja mõtlesin, et no olgu, ma siis natuke hoolitsen tema heaolu eest ka. Aitäh! Suur aitäh, Leonore! Need viimased õpetussõnad olid nii head, et kuidas sa oled käitumisteadlane, et kuidas üks on siis see teooria ja need sõnad, aga kuidas selle tegutsemisega, kas on nagu see, et sa kõiki neid asju ikkagi tead ja kui oled need õpetussõnu saanud, et kas sa kuidagi päriselt tunned ka, et sa käitud siis natukene kindlamalt niimoodi nagu teoreetiliselt peaks olema? No teoreetiliselt ma tulen ennast kindlasti kindlamana, aga praktiliselt ma tajun eriti teravalt nagu neid asju, millest ma just rääkisin, kas või seesama see avakosmoses ringi liikuv objekt, mida on vaja nügida, muidu ta ei tee midagi, sellepärast et mul tuli meelde, kui siin oli jutt sellest esimese samba jaoks dokumentide kuhugi esitamisest, et mind on ükskord täpselt selles suunas nügitud, samamoodi Sotsiaalministeeriumi superheal pensionitarkuse koolitusel, kus ma lahkusin kindla soovi ja tahtmisega see asi endal korda teha ja siis nüüd nügiti mind uuesti, võib-olla siis täna. Ma kohe ära teha, ma olen ise peal tähele, kui ma panen, et ma kunagi teen, siis ma ei tee, et ma proovin ka ühe soojaga, aga no ma ei tea. Ma olen võtnud kohe arvuti. Kohe, just, vaat sa tead maha ja kohe seal ära, siis on see, et kingsepp ei ole kingadeta. Aga siin on veel mõned küsimused tulnud, et kui inimesed on rahul enda rahalise heaoluga, siis kas see on nende rahalisele olukorrale kasulik või kahjulik? Mina tahan ka väga teada. Iseenesest on ju väga tore, kui inimene on oma eluga rahul. Aga kas ei takista, et mul ei pole seda nälga enam ju? Kas peab olema nälg? Ma ei tea. Ei pea olema. Meie intervjuudest tuli tegelikult välja, et väga paljud inimesed olid oma eluga täitsa rahul ja vaadates ka nende objektiivseid andmeid, siis tegelikult nad ei ela mingisuguses roosas udus, et tegelikult võib olla ka täiesti okei olla rahul. Oleks muidugi tore, kui see rahul olemine oleks nagu natukene läbimõeldud, et kui on mingisugused asjad üle vaadatud ja kalkulatsioonid tehtud ja selle hirmsa tuleviku minaga võib-olla ka korra see ebameeldiv vestlus ära peetud selleks, et olla veendunud, et see rahulolu on täiesti mõistlik selles hetkes, aga ma selles mõttes ei tahaks nagu rõhutada, et kindlasti on kõik õudselt halvasti ja kindlasti peab palju rohkem investeerima, säästma, vähem kulutama, vähem nautima ja nii edasi, et asi on ikkagi tasakaalus. Ta alati ei pea ka nii-öelda hullu panema, et siis kui asjad on enam-vähem nagu korras, et siis tegelikult on täiesti okei tunda ka rõõmu ja rahu. Võtaks publiku seast ka siin võib-olla paar küsimust, et me jõuame siin võtta veel 1-2 küsimust, et kas kellelgi on küsimusi? Tundub, et publikul on vist peale lõunat veel, jah. Aga mina ka, siis ma mõtlen ka, ma teen täna ka kindlasti mingisuguse asja veel ära, et otsin näiteks oma mobiili-ID PIN-koodid üles. Peame õhtul üle kontrollima, kas õnnestus. Kontrollima, jah. Suur aitäh, Leonore, suur tänu.